Tere kõigile! Austatud Norman Ooler, austatud professor Olav Mertelsmann ja hea publik saalis. Mul on rõõm tervitada teid kirjandusfestivalil Prima Vista, et juba 23 aastat on nii, et kui saabub maikuu ja puud lehte lähevad, siis algab Tartus kirjandusfestival. Ja siin on võimalik kuulata kirjanikke lähemalt ja kaugemalt. Et kirjanikud Saksamaalt on Prima Vistal käinud aastast 2010. Ja miks ma seda aastaarvu meenutan? Et nädalavahetusel hakkas mulle kogemata silma üks filmiarvustus, kus räägiti koguperefilmist Lambakriminulist, mis sel nädalavahetusel kinodesse jõudis. Ja see film on valminud Leonii Svanni kriminaalromaani Glengill järgi. Ühesõnaga, selle raamatu ekraniseering. Ja Leonii Svann oli esimene saksa kirjanik, kes Prima Vistal käis. Nii, aga kui me tuleme nagu tänase külalise juurde, siis ma arvan, et siin saalis on inimesi, kes on tema loominguga tuttavad, just nimelt uimastite ajaloost kirjutatud aimeraamatute kaudu, sest kirjastuse Helios väljaandena on ilmunud Patsient A, uimastid 3. Reichis, millest sai maailmas bestseller. Ja tinglikult võiks öelda, et teine raamat on esimese järg, kõige võimsam aine. Psühhedeelikumid, relv, ravim ja mõnuaine. Aga kirjandusfestivali huviorbiiti sattus autor hoopis tema viimase raamatu tõttu, mis kannab pealkirja Võlumägi kogu selle lugu. Et möödunud aastal tähistas saksakeelne maailm Toomas Manni aastat. Et Eestist läks see suhteliselt mööda. Aga Norman Ooleri raamat ilmus 2024, kui täitus 100 aastat Toomas Manni romaani Võlumägi ilmumisest. Ja ma mõtlesin, et oleks tore, kui siin Tartus kirjandusfestivalil ka tehtaks väike kummardus Toomas Mannile. Nii, et Norman Ooleri Võlumäe raamat vaatab siis Manni suurteose kulisside taha ja jutustab romaani toimumispaiga Davosi linna aja ja kultuuriloo. Ja see on paeluvalt kirja pandud, võiks öelda, et seal on lausa nagu mitu jutustust erinevatest ajaperioodidest ja Toomas Manni Võlumäega tegeleb autor ka hoolega, ta remiksib Toomas Manni teksti, jutustab romaani saamislugu, et saksa keeles on võimalik seda raamatut täna osta. Et kahjuks ma ei leidnud kirjastust, kes oleks valmis olnud seda raamatut välja andma, et mul lausa tekkis nagu selline tunne, et kirjastustele ajavad hirmu peale sellised märksõnad nagu Toomas Mann või Võlumägi. Et ei õnnestunud, aga selle eest oli ajakiri Akadeemia valmis avaldama ühe katkendi sellest romaanist, nii et peaaegu üks peatükk, 3. peatükk on ilmunud ajakirja Akadeemia aprillikuu numbris. Ja nagu te teate, meil festivalil on alati ka teema, tänavune teema on tehis ja päris, tehtne ja kunstlik kõikides nendes, kõikvõimalikes varjundites. Ja selles mõttes nagu sobib see Võlumäe raamat ka meie teemasse, sest Norman Ooler näitab selles raamatus, et mitte üksnes iga kirjandusteos ei ole suuremal või vähemal määral fiktsioon, vaid ka ühe linna kuvand võib olla fiktsioon, kunstlikult loodud illusioon. Aga eks sellest siis tuleb meil täna kõik lähemalt juttu siin. Et enne kui jutujärje üle annan, tahaks siis
tänada veel kirjastust Helios, kes eesti keeles on avaldanud 2 raamatu tõlked, Ajakirja Akadeemia ja tõlkijaid. Et üks selle Võlumäe peatüki tõlki Anne Arald on siin, aga kahjuks ei ole siin Elina Adamsoni, kes on tõlkinud need uimastite ajalugu käsitlevad raamatud, et ta on väikese lapsega kodus. Aga nüüd ma annan sõnajärje üle meie külalisele ja tema vestluskaaslasele. Palun. Ja. Dankeschön. Mina olen moderaator, et mina pean neid rumalaid küsimusi esitama. Võib-olla mõni ka tark küsimus. Aga eks me seda näeme. Alustamegi võib-olla Võlumäega. Võlumägi kogu lugu. Mina kohe kardan seda Võlumäe raamatut. Niivõrd ma austan seda. Ma olen üritanud Saksa klassikuid läbi lugeda, aga Võlumäe puhul peame ütlema, et ma kunagi siiski lõpuni ei jõudnud. Ja nüüd istub minu kõrval autor, kes oma pealkirja järgi lubab ära rääkida Võlumäe kogu loo ja seda märksa lühemalt, kui raamat seda ise tegi. See oli see suur väljakutse selle raamatu puhul. Aga enne kui ma hakkan Võlumäest ja Davosist rääkida, tahaksin ma tänada teid kutse eest Tartusse ja festivali korraldamise eest. Mul on suur hea meel Tartus olla. Käisin korraks Tallinnas, kui Patsienta raamat välja tuli. Ja Eestis oli see ainsa riigina Euroopas bestseller number 1, mis tõttu Eesti muutub mulle järjest olulisemaks. Kõige olulisem Euroopa riik minu jaoks. Ja ma tunnen ennast siin väga hästi. Suur tänu kõigile, et olete täna meid kuulama tulnud. Nüüd Võlumäe juurde. Mina ei tahtnudki tegelikult kirjutada Toomas Manni Võlumäe kohta, kuigi see raamat mulle väga meeldib. Ma lugesin selle juba 18-aastaselt läbi, siis kui kirjandus mind huvitama hakkas. Toomas Mann ei olnud küll minu lemmikkirjanik, aga oli üks nende hulgas. Ja Võlumäe puhul tundus mulle ka, et see läks liiga pikaks. Raamatu puhul on oluline, et oleks hea mõte, hea stiil, need on olemas Võlumäe puhul, aga see teostusega on seotud teatud nõrgad kohad. Ja kui ma hakkasin ette valmistama oma Võlumäe raamatut, siis ma lugesin ka Nobeli komisjoni kirjavahetust. Nad tahtsid kindlasti Toomas Mannile Nobeli kirjandusauhinna anda, kuid hakkasidki siis kahtlema sellepärast, et see Võlumägi oli nii pikaks venitatud. Ja siis sai Buddenbrooks. Sai ta Buddenbrookside eest, mitte Võlumäe eest. Aga kuna ma siis juhtusin Davosi, sellepärast, et minu tütar oma parima sõbranaga tahtis mõnes kuulsas kohas suusapuhkuse veeta. No loomulikult Berliinis, me elame Berliinis, oleks ka teisi odavamaid suusakuurorte, kuhu minna Poolas, Tšehhis, aga need ei ole nii tuntud. Ja meie tütreke on ära helitatud ja tema ei olnud nõus siis minema kuskile Poola või Tšehhi kuurorti. Kindlasti pidi olema Davos. No, mina jäin nõusse sellega, see oli küll kallis suhteliselt, aga see võimalus meil toona oli. Enda asjast oli ka kasu, kui me Davosis olime ja tütar käis suusakoolitusel, siis nägime oma hotelli, mis oli ümber ehitatud sanatoorium ja mõistsin järsku, et tegelikult on see just Võlumägi, Võlumäe nagu
stseen, kus ma olen sees ja põhimõtteliselt on võimalik selles samas atmosfääris viibida ja juhuslikult samas hotellis käia. Ja siis otsustasin ühel päeval mitte suusatama minna, vaid käia selle Võlumäe autori jälgedes ja hakkasin siis seda teemat uurima. Saksa väljaandel on, minu raamatul on ka tsitaat Thomas Mannilt, et tegelikult see Võlumägi on niivõrd hea raamat, et seda peab isegi mitu korda lugema. See on küll üsna ennast täis niisugune tsitaat, aga no Thomas Mann võis endale seda lubada oma toonase kursusega. Kes hakkaks 2 korda läbi lugema 1200 leheküljelist raamatut, mis on täis filosoofilisi arutelusid. Ma ei tea, kui palju te olete lugenud seda raamatut. Näiteks Settembrini ja kes see veel oli? Nafta, jah, just. Väga õige. Vahel. Mis see siis õigeti olema peab? Ja mis koht see Davos üldse on, kus ma olen? Kas see oli alati nii rikas koht? Kuidas üldse on niisuguseks muutunud? Uurisin seda natuke. Kui tütar suusatamas käisin arhiivis, see on minu hobi, ma käin arhiivides eri kohtades, sest seal on need dokumendid, mis näitavad meile tegelikkust. Ja avastasin, et 19. sajandil oli üks lapsorjadega kaupleja. No sisuliselt jah, oli ta seda, olgugi et teda toona niimoodi ei nimetatud, kes siis toona Šveitsi vanematelt, Šveits oli siis suhteliselt vaene riik, võttis vanematelt lapsi ja viis neid Saksamaale, kus nad pidid sisuliselt nagu orjadena töötama. Davos oli siis suhteliselt vaene. Siis tuli kellelgi vähem mõte, et teeme sellest maailma kuurordi. Kuna Davos on koht, kus inimesed tuberkuloosi ei põdenud, peaaegu 0 tuberkuloosi, ometi tuberkuloos oli 19. sajandi epideemia, mille ravimit ei olnud. Davosis aga tuberkuloosi ei olnud. Ja siis tekiski mõte, et võib-olla on see meie õhk, võib-olla on see meie kliima, mis tekitab niisuguse olukorra, et inimesed ei põe tuberkuloosi ja siis ehitati sellele reklaamikampaania ja hiljem hakkasid tulema turistid. Kõigepealt sanatooriumid, siis hotellid. Nii et võiks kirjutada ka turismiloo sellega seoses, ka arhitektuuriloo Davosi kohta. Kuidas Davos kasvas nagu seen. See on mõnes mõttes nagu Euroopa 20. sajandi kultuurilugu. Ja Thomas Manni romaan on ainult osa sellest. Thomas Mann kirjutab selle loo teatud aspektidest. Mina mõtlesingi, et ma vaatan seda Davosi laiemalt. Ja sellepärast ongi minu raamatu pealkirjas kogu lugu. Minu arvutis oli see raamat 100 leheküljeline. Kuidagi oskas kirjastaja selle 100 lehekülge muuta 270. See raamat on tegelikult üsna lihtne ja kiire lugemine. Ja selle seostamine Võlumäega on loomulikult niisugune üsna jultunud kirjanduslik trikk. Aga missugune kirjanduslik ülesanne või ütleme, teie juured on ju ajakirjanduses, kui ma õigesti aru saan. Teie kirjanduslikud juured. Ja kui nüüd lugeda seda kogu lugu, Võlumägi kogu lugu, siis tekkis mul tunne, et nüüd tuleb siin ajakirjanik, tuleb niisugune praktiliste uurimuste kirjutaja, inimene, kes ei ole tingimata suur kirjanik, aga pakub eri vaatenurki. Jah, just niisugune
See tegemist ei ole romaaniga, see on praktiline uurimus. Ma olen kirjutanud ka romaane, aga ka praktilisi uurimusi. Praegu eesti keeles on avaldatud need praktilised uurimused, aga mul on ka romaanid. Et mul on praegu 4 romaani ja 4 praktilist uurimust veel. Et kui ma kirjutan veel ühe uurimuse, siis on juba uurimusi rohkem kui romaane. Aga mina ei ütleks, et ma olen algselt ajakirjanik. Ma ei eita küll ajakirjandust, aga mulle meeldib asju uurida. Igal juhul see uurimine on minu jaoks huvitav. Võib-olla pigem niisugune nagu hübriid olen. Kirjandus ju lubab seda ka. Kuigi need uurimused on ka kirjandus. Need uurimused peaksid olema hästi loetavad. Selles mõttes nad on kirjandus. See on lõpmatu arutelu aines. Või ka mitte. Kuna mina ei ole ju kirjandusprofessor, aga miks siis mitte? Sellepärast, et ajalugu meeldis mulle märksa rohkem. Aga räägime siis ajaloost. Pigem mitte. Lieber nicht, sonst höre ich nicht auf. Aber sagen wir mal, es ist doch eher selten in der schönen Literatur ilukirjanduses harv, kui lisatakse joonealused märkused, lõpumärkused, viited arhiivimaterjalidele, seda on, ütleme, suhteliselt harva. Mis on loomulikult lugeja suhtes väga hea. No ma mõtlen näiteks populaarteaduslikele teostele, mis on mõnes mõttes fiktsioon. Selles mõttes see vorm, mida mina olen viljelenud, on võib-olla parem. Et ma osutan selgelt faktidele. Olen nõus, see peab paika, sest ajalugu on paljude keelte traditsioonides ei ole nagu teaduste hulgas, vaid kuulub pigem kunstide valdkonda. Nii et mina ajaloolasena olen sisuliselt ka otse kui kirjanik. Olgugi, et mina lisan ja peangi lisama veelgi enam joonealuseid märkusi oma kirjutistesse. Minu jaoks oligi nende teiste raamatute puhul oluline, et see viidete süsteem väga täpselt paika panna. Ma ei saa aru, miks ei kirjutate nii palju praktilisi uurimusi. Nende pinnalt on ju võimalik edasi süveneda. Oma kogemusest võin öelda, üks kord ilmus minu kirjutis ühes kogumikus, mida trükiti 20 000 eksemplari. Tavaliselt see, mida mina kirjutan, see jõuab maksimaalselt 200 eksemplari. Aga 20 000, mis siis juhtus? Kustutati kõik viited kirjandusele ja kõik joonealused märkused. Et väljaandja, kirjastaja mõtles, et lugejaid on ilmselt märksa rohkem, kui me kõik selle segava pudru sealt kõrvale jätame. Aga nüüd tagasi teema juurde. Te tahtsite ette lugeda midagi? Ja, loomulikult. Et te tõenäoliselt tahaksite kuulda sellest raamatust ja meil on ju tõlge ka, et kes saksa keelt ei oska, see saab kuulata tõlkes. Teeme seda kohe ja siis jätkame diskussiooniga. Et kui teil on küsimusi, siis millega te ei taha oodata, mis puudutavad antud hetke meie arutelus, siis palun küsige. Raamat on
tegelikult hübriid. me alustame siin, see lugu algab Berliini lennujaamas, kust me lendame Zürichisse, istume rongile, sõidame Davosi, kohtume tema sõbra emaga. Ta algab niisuguse reisikirjeldusena, nagu autobiograafia. Ja siis jõuame sinna päeva, kus tütar läheb suusatama ja mina sukeldun Davosi ajalukku. Ja mind huvitab ka, kus Thomas Mann peatus. Ta pidas kunagi Võlumäe kohta Princetoni ülikoolis ettekande, kus ta rääkis oma 3 nädalast Davosis, mis oli talle piisav, et kõik selle kohta nii-öelda teada saada, mis seal teada oli. No tegelikult oli ju hoopis nii, et ta kasutas oma abikaasat uurijana. Ja kui ma Davosis käisin seda raamatut lugemas eelmisel aastal, et siis üks kuulaja tuli pärast minu juurde ja ütles, et tema abikaasa 60. aastatel hindas üle Thomas Manni abikaasa kopsupildi ja leidis, et tal tuberkuloosi tegelikult ei olnudki, kuigi ta sellepärast toona sanatooriumis oli. Et see oli pigem, mida ta põdes, oli depressioon või frustratsioon, mis tulenes tema abielu olukorrast selle kuulsa kirjanikuga, kelleks Thomas Manni peeti, kes kirjutas veel mitmeid muid raamatuid. Thomas Mann tegelikult ootas oma naiselt väga palju. Lisaks 6 lapsele, keda naine pidi kasvatama ja majapidamist pidama. Nii et selles mõttes oli huvitav Thomas Manni kohta rohkem teada saada. Ta tõesti käis Davosis ja naine oli tal sanatooriumis. Ja siis, kui ta naist vaatamas käis, siis tuli talle pähe see mõte sellest romaanist, Võlumägi. Ja naine veetis seal päris palju aega, sest olgugi, et tal tuberkuloosi ei olnud, arvati, et tal see oli ja seetõttu hoiti teda seal rohkem, sest tuberkuloosi oli nakkav. Ja siis ta kasutas oma abikaasa seal viibimist, et saada materjali oma tulevase raamatu kohta. Kui te olete Võlumäge lugenud, siis seal on stseen, kuidas Hans Castorp kohale jõuab sinna. Ja nüüd on siia siis lisatud nii-öelda nagu remix selle kohta, kuidas Thomas Mann jõuab sinna kohale minu raamatus. Ja palju oli võimalik Davosi raamatukogu arhiivist teada saada. On Davosi kohta väga palju materjali. Anreise Remix. Es war bei starkem Föhn, so, und das war auch noch schön, ich habe in Davos kennengelernt einen Menschen, der im dortigen Meteorologischen Institut arbeitet, weil in Davos geht es immer ums Wetter, weil eben die Behauptung war, durch das Klima wird die Tuberkulose geheilt. Da wurde damals so ein Klimainstitut gegründet, Anfang des 20. Jahrhunderts schon, das gibt es immer noch. Und da habe ich einen Mitarbeiter kennengelernt und der hat mir dann, während ich das Buch schrieb, konnte mir dir für jeden Tag genau das Wetter sagen, wie es dann und dann war. Das war natürlich sehr schön. Also wenn hier steht, dass bei starkem Föhn und fast Neumond, dass starker Föhn und fast Neumond war, als der Autor am 15. Mai 1912 Davos erreichte, dann stimmt das auch so. Anders als seine spätere Hauptfigur Hans Castorp reiste Thomas Mann nicht aus Hamburg, sondern aus München an, 6 Stunden mit dem Zug. Anstatt bei seiner Frau zu übernachten, die war im Waldsanatorium, stieg er in der benachbarten Villa am Stein ab, wo auch Robert Louis Stevenson gewohnt hatte und Sir Arthur Conan Doyle.
Also Davos war auch schon, bevor Thomas Mann kam, so ein Promi-Hotspot. Gerade Schriftsteller sind da gerne hingefahren, weil Schriftsteller auch oft an Tuberkulose litten oder zumindest ihre Gattinnen. Gleich nach Ankunft schaute sich Thomas das Waldsanatorium an, wo ihm Katja ihren Raum mit der Nummer 206 präsentierte. Da es bereits dämmerte, hatte Katja das Deckenlicht eingeschaltet und in seiner zitternden Klarheit zeigte das Zimmer sich heiter und friedlich mit seinen weißen, praktischen Möbeln, seinen ebenfalls weißen, starken, waschbaren Tapeten, seinem reinlichen Linoleum-Fußbodenbelag und den leinenen Vorhängen, die in modernem Geschmacke einfach und lustig bestickt waren. Die Balkontür stand offen, der Himmel war klar, man gewahrte die Lichter des Tals und vernahm eine entfernte Tanzmusik. Die gute Katja hatte einige Blumen in eine kleine Vase auf der Kommode gestellt, etwas Schafgarbe und ein paar Glockenblumen von ihr selbst gepflückt. Was für ein nettes Zimmer, stellte Thomas zufrieden fest. Hier lässt sich doch gut und gern ein paar Monate hausen. Er richtete Grüße aus, erzählte das Neueste von den Kindern und merkte an, dass er, Zitat, 200 Stück von Maria Mancini im Koffer habe, seiner Lieblingszigarre. Bei einem geplanten Aufenthalt von 4 Wochen immerhin 7 Stück pro Tag. Gleich auch, um nicht ins Hintertreffen zu geraten, entnahm er seinem ledernen, mit silbernem Monogramm geschmückten Etui ein Exemplar der obersten Lage. An einer Seite abgeplattet, wie er es besonders liebte, kopierte die Spitze mit einem kleinen, eckig schneidenden Instrument, das er an der Uhrkette trug, ließ seinen Taschenzündapparat aufflammen und setzte die ziemlich lange, vorn stumpfe Zigarre mit einigen hingebungsvoll paffenden Zügen in Brand. Erstmal eine Qualmen im Lungensanatorium. Im Speisesaal. Der Saal mit dem italienischen Terrazzo-Boden lag rechts der Halle, den Konversationsräumen gegenüber. Es war darin hell, elegant und gemütlich mit großen Spiegeln, die den Raum noch weiter wirken ließen, wie alles im Hause so gestaltet schien, dass es nach etwas mehr anmutete, als es war. Das Paar nahm den erhöhten Tisch am Fenster den hübschesten Platz. An dem cremefarbenen Vorhang saßen sie einander gegenüber, die Gesichter beglüht vom Schein des rot umhüllten elektrischen Tischlämpchens. Thomas faltete seine frisch gewaschenen Hände und rieb sie behaglich erwartungsvoll aneinander, wie er es zu tun pflegte, wenn er sich zu Tische setzte. Ein freundliches, gaumig sprechendes Mädchen in einem schwarzen Kleid bediente sie. Man nennt die Kellnerinnen hier Saaltöchter, sagte Katja, was ihn erheiterte. Sie bestellten eine Flasche Cruau La Rose, einen teuren Bordeaux, den Thomas, nachdem die Saaltochter ihn gebracht hatte, noch einmal zurückschickte, um ihn besser temperieren zu lassen. Als Vorspeise gab es Spargelsuppe. Vorzüglich. Warum nimmst du so wenig? Ich habe die Küche mittlerweile satt, antwortete Katja. Das haben wir alle hier oben. Es ist Brauch, auf das Essen zu schimpfen. Denn wenn man hier ewig und 3 Tage sitzt, dafür trank sie mit Vergnügen, ja mit einer gewissen Hingebung und verlieh unter Vermeidung allzu gefühlvoller Wendungen wiederholt ihrer Genugtuung Ausdruck, dass endlich jemand da sei, mit dem sie ein vernünftiges Wort reden könne. Ja, es ist brillant, dass du gekommen bist, wiederholte sie, und ihre gemächliche Stimme klang bewegt. Ich kann wohl sagen, es ist für mich geradezu ein Ereignis. Das ist doch mal einmal eine Abwechslung, ein Einschnitt, eine Gliederung in all dem ewigen, grenzenlosen Einerlei. Aber die Zeit muss euch eigentlich schnell hier vergehen, meinte Thomas und nahm von den gefüllten Tomaten, die mit dem Braten gereicht wurden. Schnell und langsam, entgegnete Katja. Sie vergeht überhaupt nicht, will ich dir sagen. Es ist gar keine Zeit und es ist auch kein Leben. Nein, das ist es nicht. Wieder griff sie zum Glas. Auch Thomas trank reichlich, obgleich sein Gesicht wie Feuer brannte.
Am Körper hingegen war ihm kalt, da die Zentralheizung des Hauses saisonbedingt ausgeschaltet blieb und eine besondere, freudige und doch etwas quälende Unruhe kribbelte ihm in den Gliedern. Seine Worte überhasteten sich, als er die Süßspeise zum Nachtisch verzehrte. Er versprach sich des Öfteren und ging mit einer wegwerfenden Handbewegung darüber hin. Katja war auch in belebter Stimmung und umso freier und aufgeräumter ging ihr Gespräch. Bei der abschließenden Käseplatte gestikulierten sie bereits mit den Gabeln, machten einen Bissen in der Backe, wichtige Mienen, lachten, nickten, hoben die Schultern und hatten noch nicht ordentlich hinuntergeschluckt, als sie schon weitersprachen. Katja wollte vor allem von München hören, doch Thomas, der außer der Eröffnung des Hofgartencafés kaum etwas zu berichten wusste, verlangte, dass sie ihm von dem Leben hier oben und von den Gästen erzähle, was auch bereitwillig geschah, da Katja froh war, sich erleichtern und mitteilen zu können. Am allerhöchsten liegt das Sanatorium Schatzalp, sagte sie und nahm von der Obstschale. Die müssen im Winter ihre Leichen per Bobschlitten herunterbefördern, weil dann die Wege nicht fahrbar sind. Ihre Leichen? Ach so, na hör mal, rief Thomas und geriet in ein heftiges, unbezwingbares Lachen, das seine Brust erschütterte und sein Gesicht zu einer leise, schmerzenden Grimasse verzog. Auf dem Bobschlitten. Und das erzählst du mir so in aller Gemütsruhe hier beim Dessert. Du bist ja ganz zynisch geworden in diesen 2 Monaten. Gar nicht zynisch, antwortete Katja achselzuckend. Wieso denn? Das ist den Leichen doch einerlei. Übrigens kann es wohl schon sein, dass man zynisch wird hier bei uns. Chefarzt Jessen ist auch so ein alter Zyniker. Ein famoses Huhn nebenbei, alter Chorstudent und glänzender Operateur, wie es scheint. Er wird dir gefallen. Ja, da sitzen wir nun und lachen. Und dabei ist gar nicht abzusehen, wann ich hier wegkomme. Denn wenn Jessen sagt, noch ein halbes Jahr, dann ist es knapp gerechnet. Man muss sich auf mehr gefasst machen. Gute Güte, ein halbes Jahr. Die echte Claudia. Ob sich die Begegnung zwischen Katja und Thomas wirklich so zugetragen hat, bleibt Spekulation oder in diesem Falle Fiktion. Fakt immerhin ist, dass während dieses oder eines der sich anschließenden Abendessen eine Frau den Speisesaal betrat, die Mann interessierte und die später im Zauberberg-Roman ihren Niederschlag finden würde. Eine russische Patientin, die die Tür des Saals vernehmlich hinter sich zuschlug und als Claudia Chauchat zum unerfüllt bleibenden Love Interest von Hauptfigur Hans Castorp wurde. Ob es wohl tatsächlich eine echte Claudia Chauchat gegeben hatte? Meine Neugierde war geweckt. Während Suki und Lana, das ist meine Tochter und ihre Freundin, am nächsten Morgen die Skischule besuchten, stattete ich der Dokumentationsbibliothek Davos einen Besuch ab und ließ mir die Gästeliste des Waldsanatoriums für jenes Jahr 1912 vorlegen. In den Davoser Blättern waren damals sämtliche Besucher der wichtigen Heilstätten veröffentlicht worden. Datenschutz schien offenbar nicht so das Problem, vielmehr boten diese Aufstellungen begehrten Lesestoff. Tratschfutter. Würde ich eine alleinreisende Russin entdecken? Für die 2. Maiwoche 1912 war unter Waldsanatorium eine Frau Thomas Mann eingetragen. Das Fehlen des Vornamens Katja war wohl ebenso den patriarchalen Gepflogenheiten geschuldet wie der Berühmtheit des Schriftstellers. Doch vor allem fiel mir ein weiterer Name auf. Madame Marie Tschetschina, Moskau. Hatte ich sie entdeckt? War es nicht naheliegend, dass diese Tschetschina war, die zur ähnlich klingenden Chauchat wurde? Während ich darüber nachdachte, kam mir Emma in den Sinn. Meine eigene unerfüllte Liebe. Und nun dachte ich an Suki. Vielleicht hatte mein Töchterchen recht. Und es war wirklich an der Zeit, dieses Gespenst zu verjagen hier am Berg, um nicht ebenso wie Hans Castorp ewig lange etwas nachzuhängen, was sich dann doch nie erfüllte. Ich bedankte mich bei der Bibliothekarin und stapfte durch den Schnee in Richtung Schatzalp zurück. Dankeschön.
Kas on äkki kellelgi mõni küsimus kohe? Eine Frage. Jah, ma võin mikrofoni tuua. No tundub, et hetkel ei soovi. Ja, gut. Siis pead ikka sina küsima midagi. Also Sie haben jetzt sehr schön rääkisite reisist, mis oli seotud Võlumäega ja lugesite ette sellega seotud raamat, seda kajastavast raamatust, aga me peaksime ära märkima ka, et ei ole kirjutanud mitte ainult Davosist ja mitte ainult Mannist ja Võlumäest, vaid see puudutab ka Heideggeri ja Einsteini, Wilhelm Gustloff ja teisigi tegelasi ja ka atentaate, mis on Davosiga seotud, et te maalite märksa laiema pildi. Mida rohkem ma Davosiga tegelesin, seda rohkem lugusid ma leidsin. Et see atentaat oli tegelikult ka... Mina sellest varem üldse ei teadnud, tõenäoliselt ei ole teiega kuulnud sellest midagi. Igal juhul Davosis toimus esimene mäss natsionaalsotsialistide vastu. Seal oli Gustlofi nimeline mees, kes sai Saksamaal suhteliselt tuntuks, kui ta tapeti teise maailmasõja lõpupoole. Tegelikult on üks laev ka Gustlofi nimeline, aga igal juhul siin on NSDAP Šveitsi Gauleiter, reaalne inimene selle taga, kes oli meil olemas selles ametis juba enne, kui Hitler Saksamaal võimule tõusis. Siis oli noor meditsiiniüliõpilane, kes põgenes 1933. aastal Šveitsi Saksamaalt, kuna ta ei kannatanud naitse. Ning ta oli Šveitsis väga aktiivne. Ta asutas kohaliku rühma nii Davosis ja ka teisi rühmitusi. Ning siis lõpuks Gustloff taheti tappa ning see õnnestuski 9. veebruaril 3 Tage vorher mit dem Zug von Bern, wo dann sein Medizinstudium weitergemacht hat, nachdem Berlin verlassen hatte. Reisis Berliinist kõigepealt Davosi ja 3 päeva hiljem siis lasi Gustloffi maha. 3 Tage später eben Gustloff erschossen. See oli niisugune ülestõusu sündmus, mis muutus märgiliseks. Ning siis Gustloff sai esimeseks natside märtriks ja talle korraldati riiklik matus. Šveitslased kartsid väga, et mis nüüd saab suhetest Saksamaaga pärast seda atentaati. Ning toimepanijale esitati süüdistust, ta mõisteti vangi Šveitsis, kuid vabastati siis teise maailmasõja lõppedes. Aga Davosis on endiselt raske austada seda juudi vastupanuliikumise tegelast David Frankfurterit. Et ikka öeldakse, et see on liiga keeruline lugu, kuigi tegelikult ei ole see lugu üldse keeruline. Ja seetõttu ma mõtlesingi, et ma räägin oma raamatus ka selle loo ära. Davos ei ole mitte ainult Thomas Mann, seal on väga palju toimunud. Nagu ma varem rääkisin. See on nagu pilk Euroopa kultuurilukku ning need filosoofilised arutelud, millele sa viitasid, Ernst Cassirer,
ja Heideggeri vahel. Heidegger, 20. aastatel oli Davosis päris palju probleeme, sest maailmas oli majanduskriis, rikkad patsiendid ei tulnud enam. 24. aastal, siis 1924 ilmus Võlumägi, mis suhtus Davosi suhteliselt kriitiliselt ning siis langes turistide ja patsientide arv veelgi. Siis Davosi turismiamet, mida Davosis tunti kui propagandabürood, pidi uut reklaami välja mõtlema. No praegu on meil nüüd majandusfoorum, aga see on alles 20 aastat. Vahepeal üritati 20. aastate lõpus ka maailma teadlaste foorum seal kokku kutsuda. Seal esines Albert Einstein, rääkis rahust. 32. aastal vist oli see oluline filosoofiline arutelu Ernst Cassireri vahel, kes täna ei ole enam väga tuntud, kes Saksamaal oli väga oluline filosoof toona ning ka laiemalt Euroopas. Juudi filosoof Hamburgist pärit, kes siis pidas intellektuaalse lahingu Heideggeriga. Heidegger oli see noor, tõusev filosoofia täht, kes nägi maailma märksa mustemates toonides, nägi allakäiku ja väärtuste purunemist. Hiljem sisuliselt sai ta natside filosoofiks mõnes mõttes ning siis toimus niisugune intellektuaalne lahing, see Davosi lahing. Cassirer oli see vanakooli humanist ja Heidegger esitas talle vastuväiteid, oli niisugune parempoolne rahvafilosoof. Ka selle loo räägime oma raamatus ära ja siis räägime veel ühest kirjanikust. Ma ei tea, kas ta Eestis on tuntud, Klabund. Eksistentsialist oli omal ajal väga tuntud Saksamaal. Võib-olla isegi tuntum kui Thomas Mann alguses. Ning tema põdes tõepoolest tuberkuloosi. Aga tema häda oli see, et ta Berliinis oli palju pidutsenud ja narkootikume tarbinud ja siis käis ennast Davosis ravimas. Aga lõpuks ei jõudnudki Berliini tagasi, suri Davosis. See on niisugune üsna liigutav lugu. Tal oli suurepärane sõbratar, Karl Malé, üks väga tuntud Saksamaal näitlejana, 3 Grossi ooperis mängis. Ka selle armuloo räägin ma seal ära selles raamatus. Äkki piisab sellest? Võib-olla tõesti. Siiski üks huvitav moment veel. Enne Thomas Manni oli Davosis ka Sir Arthur Conan Doyle. Kas ma loeks selle ette? Ei, sellel ei ole tõlget valmis. Okay. Conan Doyle käis Davosis, käis ka suusatamas, mis ka paika pidas. Aga ma ei teadnud, et kui Conan Doyle oli seal, siis kogu Alpide piirkonnas oli kokku 3 suusapaari ja 2 paari kuulusid davoslastele, kes ise olid endale suusad ehitanud. Et muidu olid need Norra suusad, Lauskmaa suusad, aga mäesuuski ei olnud ja Conan Doyle vist 19. sajandi lõpus tuli
ja tutvus nende Davosi inimestega, kes ütlesid talle, et oi, suuskadega saab mäest alla lasta ja see tundus Conan Doyle'ile väga huvitav. Tema naine põdes tuberkuloosi, talle ligav ja siis nad ronisid suuskadega mäkke ja sõitsid alla. Ja Conan Doyle kirjutas sellest, et kui te saksa keelt oskate seda raamatut loete, siis on see päris huvitav lugu lugeda. Mõnes mõttes ka teed rajav lugu, sest Strandis Londonis avaldati selle kohta, et see suusatamine, mäesuusatamine, nagu seda siin nimetatakse, on täiesti sensatsiooniline. Ning võib ette kujutada, et peagi hakkavad seda 100 inimesed tegema ning see tõesti muutus populaarseks Londonis rikaste hulgas. Niisugune eksklusiivne sport. Niisugune väike ring, kuhu sai kuuluda. Ja Šveits muutuski siis turismi sihtkohaks. Thomas Cooki firma hakkas pakkuma pakettreise. Või see Thomas Cook, kes hakkas neid pakkuma? Ja Cook oli üks pioneeridest. Kes hakkas Šveitsi turismi pakkuma. Ja siis hakkasid inimesed seal suusatamas käima. Ja tõesti peab paika see, et see Conan Doyle leiutas mõnes mõttes selle. Aga need pakettreisid toona olid siis asi rahakatele inimestele, mitte nii nagu praegu. Siis mõte oli, et sa maksad summa ära ja pärast enam midagi muretsema ei pea, et need on umbes nii nagu praegu need pakettreisid 5-tärni hotelli. Nüüd võib-olla selle Võlumäe ja tuberkuloosi teema lõpetamiseks Eestis oli ka päris palju tuberkuloosi sanatooriume, mis ei olnud, no oli küll mägesid, aga need on Eesti mäed. Saksa keeles nimetaksime me neid tõenäoliselt küngasteks. Aga juba värske õhk on nii hea. No nad olid, jah, näiteks Taageperas, olid maapiirkondades. Ning siis alustati penitsilliini raviga vist 50. aastatel. Ja see muidugi murdis Davosi ka. Ja enne Vene ajal oli, Nõukogude ajal oli päris palju sanatooriumi Eestis ka, tuberkuloosi sanatooriumi. Aga võib-olla alguses, kui tänast kohtumist reklaamiti, siis Võlumäge puudutas seal ainult üks lause ja 2 lauset olid siis teadvust laiendavate ainete kohta, millest me tõenäoliselt peaksime ka rääkima. Kuulsin teilt sellest esimest korda seoses selle patsient A või selle patsient A raamatuga, mis saksa keeles on Der totale Rausch. Gehört weniger als viel mehr gelesen in der deutschen Presse, ja. See oli teie läbimurre kirjanikuna. Kas saan ma õigesti aru, see raamat? Dieses Buch oder? Also, mis puudutab laiema lugejaskonna ettejõudmist, siis jah, minu enda jaoks kirjutamise plaanis on see üks paljudest raamatutest. Aga see on saanud kõige niisuguse kõlavama vastuvõtu osaliseks ja seda on tõlgitud kõige rohkem. Et varem minu raamatuid nii palju tõlgitud ei olnud. Nii et selles mõttes on õigus, jah. Ja see oli minu esimene uurimus. Et ma olin eelnevalt kirjutanud 3 romaani. Ja see on ka eesti keeles olemas. Ma võiks küsida, kas on keegi lugenud seda patsientaad? On, ometi on. Mitte väga palju, aga on. Et meil on siin pigem kirjandushuvilised.
so stark see puudutab rohkem ajalugu. Ajalugu ja narkootikume. Tsivilisatsioon algab destilleerimisega, nii on väidetud vähemalt. Aga kuidas teile see mõte pähe tuli sellest kirjutada? Pärast oma 3. raamatut otsisin uut teemat ja küsisin ühe sõbra käest, millest ma peaksin kirjutama. Sõber oli Diskor Berliinist, on endiselt hea sõber ja siis ta ütles mulle, et kirjuta natsidest ja narkootikumidest. Ja ma mõtlesin, et see on suurepärane mõte, et kõik teadsid sellest. Aga mitte narkootikumide seost sellega. Et meil on koolis palju räägitud sakslastele 3. Reichist, aga sellest, et narkootikumid seal oluline aspekt oli, sellest me ei teadnud. Räägiti, et pidi olema kord ja nii edasi, aga et narkootikumid seal mingit rolli mängisid, sellest me ei teadnud. Alex, minu sõber, siis 2010 ütles mulle, et tead, natsid võtsid kogu aeg narkootikume. Ja ta oli paar päeva enne seda saanud oma sõbralt antikvariaadist väikse pakikese tablettidega, millele oli peale kirjutatud pervitiin ja see koostisainete hulgas oli ka metamfetamiin. Ning see pärines ühelt Lääne-Berliini apteegilt, mis oli läinud pankrotti ja siis mingist vanast kapist oli leitud see pakike. Metamfetamiin on väga tugev stimulant, kõige tugevam stimulant, mis maailmas on. Ja kui võtta metamfetamiini tablett sisse, siis on see mõju umbes nii, nagu jooks 10 kohvi korraga. Ja see püsib siis 10 tundi. No kohvi püsib võib-olla pool tundi ja pärast sa enam mõju ei tunne, aga metamfetamiini puhul see nii ei ole. Kõigepealt see antikvariaadi mees ja pärast minu sõber proovisid neid tablette. Nad olid väga julged. Tabletid olid ju 60 aastat vanad, kuid ikkagi olid märkimisväärse mõjuga. See Alex tuli minu juurde pärast 3. tabletti ja ütles, et ta pakatab energiast, et 3 päeva ei pea magama nüüd. Ja see tundus mulle väga huvitav. Ma guugeldasin seda, et mis asi see on ja siis leidsin, et Ulmi ülikoolis oli üks meditsiini ajaloolane, kes oli kirjutanud selle kohta artikli Saksa sõjavägi ja metamfetamiin, et seda oli kasutatud laialt ja et just seetõttu sakslased võitsid selle välksõja Prantsusmaaga. Seda mina ei olnud varem sellest kuulnud. Ja see tundus mulle väga huvitav. Käisin selle ajaloolasega rääkimas ja siis ta ütles mulle, et seda materjali on kõvasti. Ich hatte nur nicht die Zeit, weil der beschäftigt sich halt auch mit anderen Dingen. Ja, ta osutas mulle, kust otsida Freiburgis, Saksa militaararhiivist Lõuna-Saksamaal, kus on materjali selle kohta, kuidas süsteemselt kasutati narkootikume. Seal ma tõesti leidsin palju andmeid. Põhimõtteliselt Saksa sõja ajaloo mõnes mõttes ümber kirjutada või vähemalt teise maailmasõja ajaloo. Näiteks enne Prantsusmaa ründamist tellis Saksa sõjavägi 35 doosi metamfetamiini, 35 miljonit doosi. Ning või niimoodi olukorra, kus oli võimalik mitmepäevane marss teha läbi Ardennide, läbi mägede, kus liitlased seda ei oodanud. Et 3 ööpäeva
kiirmarsiga murda läbi, enne kui liitlased aru said, et midagi toimumas on. Sisuliselt välksõja strateegia. Selleks kasutatigi metamfetamiini. See välksõja strateegia tugines metamfetamiinile, võiks öelda. Sellest varem niimoodi kirjutatud ei olnud. Töötasin selle raamatuga 5 aastat ja uurisin päris põhjalikult, rääkisin palju ajaloolastega, rääkisin sõjaajaloolastega, Hans Mommseniga, keda teie kindlasti teate. Tema andis mulle nõu selle raamatuga seoses. Ilma, et ma oleksin ajalugu õppinud, ma järsku osutusin nagu ajaloolase tööd tegevaks inimeseks. Ajaloolane ei ole niisugune kaitstud ametnimetus nagu jurist. Et igaüks võib ennast ajaloolaseks nimetada. Mõnes mõttes iga kirjanik on ka ajaloolane. Aga minul oli väga huvitav nagu veidi teises žanris toimetada. Ja Hans Mommsen, ajaloolane, ütles, et ja meie ajaloolased ei ole sellest kirjutanud. Ja sellest tekkiski mul mõte, et see võiks olla ka ajalooliselt oluline mõte. Et kuidas te ütlesite, et tsivilisatsioon algab destilleerimisega, jah? Ja mõnes mõttes küll. Et siin on teatud tõetera, et kui vaadata neid ajaloolisi perioode, siis näiteks teatud perioodil õlu võis olla väga oluline või siis mingid niisugused šamanistlikud traditsioonid, pagandlikud uskumused, nagu Eestis ka enne kristluse tulekut, mis olid seotud kohalike taimedega sageli. Nii et see on praegu tegelikult minu järgmine projekt, millega ma töötan seoses niisuguste teadust laiendavate ainetega. Uurimus nende kohta. Et see ei puuduta nüüd narkootikume kui selliseid, vaid pigem seda, kuidas narkootikumid on rolli mänginud ühiskonnas ja mõjutanud ajalugu. Kuna Eesti on nii kaugel põhjas, siis Eesti kanep tegelikult ei toimi. Et seda võib tarvitada nii palju kui tahate, aga kärbseseeni on küll hea. Kuid sellest vist väga palju ei teata. Kuidas see ühiskonnas, kas see on mõjutanud ühiskonda, kas on eksperte, inimesi, kes seda on uurinud? Ma hea meelega kohtuksin nendega. Üldiselt Ida-Euroopa ajaloos on üks oluline asi, mida me näeme, et see sihtkoht on oluline. Ja mis see on? Pärast aastatuhande vahetust, 800-900 aastat tagasi, kus siis need vodka, liin ja teised asjad tulevad mujalt ning tegelikult algselt Araabiast, mitte Venemaalt. Ei. Suure alkoholisisaldusega jookide tootmine tuleb Araabiast ja ning seetõttu nimetataksegi seda alkoholiks. Alhambra alkohol. Ja tuleb Araabia ja moslemi kultuuriruumist, kus ta liikus Lääne-Euroopast, kus siis õpiti destilleerima. Sealt jõudis see tehnoloogia Ida-Euroopasse läbi Poola ja lõpuks Venemaale. Nii et vodka ei ole algselt Ida-Euroopa jook. Ja praegu moslemimaades seda ei jooda. See on nüüd eraldi küsimus. Ravimine tohib seda kasutada.
aga enne alkoholi olid ju mingid paganlikud, šamanistlikud asjad. No alkohol on juba 6 kuni 7000 aastat siin olemas mingis vormis. Õlu, kali, sarnased joogid, neid on tuhandeid aastaid juba tuntud. Kergelt kääritatud joogid. Vein on Eestis lootusetu. Aga teistes maailma piirkondades jällegi olulisem. Aga see destilleerimine, see ajamine, see edasiajamine tuli hiljem. Ta algselt nagu kanget napsi ei olnud. See tuli hiljem. Sest seda vastavat tehnoloogiat ei olnud. Ja kus siit see destilleerimine tuleb? Araabia kultuurist. See kange alkoholi ajamine. Ja, see on mul uudis. Aga tuleme nüüd teie teoste juurde tagasi. Me ei tulnud siia alkoholi ajaloost rääkima. Võib-olla räägime sellest raamatust, mis siin on ka vist pakkuda, kuidas see eesti keeles on. Kas see on siis see kõige kange maine, jah? Tõlkes ka, jah? Jah, see on huvitav raamat, sest ma tahtsin seda nimetada LSD emale. Sest LSD on kõige tuntum võib-olla narkootikum või psühhedeeliline aine maailmas. On mind pikalt huvitanud. Ja kui ma hakkasin uurima seda teemat, siis leidsin ma, et väidetavalt LSD aitab väikestes doosides Alzheimeri vastu ja minu ema põeb Alzheimeri. Ja minu isa on varasem ülemkohtu kohtunik. Ja ma kunagi ütlesin talle, et anna emale LSD-d, siis tal läheb paremini. Aga ta oli sellest üldse väga skeptiline, sellepärast, et ta oli inimesi vangi saatnud narkootikumide pärast, aga siis ma hakkasingi uurima seda LSD-d. Mis see on, miks see ära keelati ja mis toimub inimesega, kui ta LSD-d võtab, mis kasuliku mõju sellel võib olla. Ja siis kirjutasingi ma sellest raamatu. LSD emale oli see pealkiri, mille ma tahtsin panna raamatule, aga minu kirjastaja ei olnud sellega nõus. Vaid siis lõpuks tuli see pealkiri kõige kange maine. Aga see on tõesti kange, sellepärast et doosid on mikrogrammides. Aga minu meelest see pealkiri LSD emale oleks ikkagi olnud parem pealkiri. Kas on selle kohta küsimusi? Äkki sul mõni? Samuti nagu teiste teie raamatute puhul. Maalite te siin laiema pildi. Kuidas LSD jõudis Kesk-Euroopasse ajalooliselt, kuidas selle lugu edasi läks pärast teist maailmasõda, mis arengud toimusid Ameerikas. Mõned tõenäoliselt mäletavad seda hipide asja. Võib-olla ma võiks paari sõnaga sellest rääkida. Ja palun. Also LSD wurde 1943 von dem Schweizer Chemiker Albert Hoffmann, der Angestellter war bei Sandoz, leiutas Šveitsi keemik. Nüüd on see vastav ettevõte, kus seda toodeti kunagi või avastati. Nüüd on see Novartis, asub endiselt Baselis. Getreidepilz, aus dem die Firma Sandoz auch Migränemittel entwickelt hat und Sellest on välja töötatud ka vahendeid, millega sünnitusel peatatakse verejooksu. Sellest samast algpreparaadist.
ja siis viidi sellega läbi eksperimente ning siis sünteesiti lõpuks LSD ja vaadati, kuidas see mõjub hiirtele. Hiirtele see ei mõjunud üldse või vähemalt ei nähtud mingit mõju. Sest LSD toimib psüühikale, kehale ei oma see erilist mõju. Küll aga psüühika, nii et kindlasti hiired midagi tajusid, aga inimesed ei saanud aru, mida hiired tajuvad. Mis nägemusi nad nägid või kuidas neile nende elu järsku võib-olla parem tundus. No, tõenäoliselt ei mõjuda hiirtele nii oluliselt, sellepärast, et hiirtel on aju esikoor suhteliselt piiratud piirkond. Inimestel on aga see ajukoore esiosa väga arenenud. Frontaalkorteks. Nii et kui inimesed seda võtsid, siis järsku hakkasid tekkima huvitavad mõtted, nähti hoopis erinevaid värve ning täna me teame, et LSD stimuleerib ja loob ühendusi ajupiirkondade vahel, mis tavaliselt omavahel ühenduses ei ole. Et see piirkond, mis juhib meie eneseteadust, meie ego, on nii-öelda see kontrollikeskus, mis ütleb meile, et vot te olete praegu siin näiteks, istute laval ja peate käituma niimoodi, et see tavapärane, mida oodatakse, on see, siis see LSD nagu tõmbab maha sellele juhtimiskeskusele minevat nii-öelda toidet ja hakkab toitma hoopis mingeid teisi ajukeskusi, mis näiteks järsku inimene hakkab vaatama, et oi, need puud on täiesti ennenägematu asi, mis seal taustal on. Ja seda härra Hoffmann nägi. Ja ta tajus, et see on depressiooni vastane ning siis ettevõttes loodi niisugune ruum, kus oli võimalik inimestel seda proovida, et nii-öelda nagu et depressioonist vabaneda või natuke lõdvestuda ja siis paljud tegid seda ja tõesti kogesid väga huvitavaid seisundeid, niisugune täiesti teistmoodi vaade elule. See oli siis teise maailmasõja periood, teise maailmasõja keskpaik oli. Toona ei olnud mingid psüühiliselt mõjuvaid ravimeid. Praegu on küll need antidepressandid, mis ei pruugi olla väga head, kui neid iga päev võetakse, sest nad küll suruvad alla negatiivse mõtlemise. Aga LSD annab hoopis teistsuguse pilgu, teistsuguse vaate. Oma elule ja see võib loomulikult viia ka probleemideni. Ma ei taha öelda kuidagi, et LSD on mingi lahendus kõigele. Et selle mõju on ainult positiivne. Sageli on positiivne mõju, aga teinekord võib ka ebameeldivaid asju näha, mis omakorda võivad inimeses muutuse esile kutsuda. Igal juhul LSD-ga seoses oli palju lootust. Aga siis ei õnnestunud siiski ettevõttel seda toodet nagu turukõlblikuks muuta. Mul tekkis küsimus, miks see nii oli? Miks see ei õnnestunud? Ja siis istusin ma Novartise arhiivis ja uurisin, mis seal 43. aastal siis valesti läks. Ja see arhiivi pidaja oli ka natuke skeptiline kogu selle minu ettevõtmise suhtes, ei tahtnud mulle neid dokumente eriti näidata. Aga lõpuks õnnestus mul teda veenda. Siis ta näitas mulle ka kirjavahetust firma juhi, Sandose juhi, Artur Scholl ja tema hea sõbra Richard Kuhni vahel. Richard Kuhn oli Saksa biokeemik. See juhtiv natside biokeemik tegelikult, kes pidi Hitlerile otsima seda
tõeravimit. Ja siis kuulis ta sellest LSD-st, et see on maitsetu ja lõhnatu, toimib tohutult väikestes doosides ja Kuhni hakkas asi väga huvitama ning ta siis Dachau koonduslaagris lasi läbi viia eksperimente, kus siis seal peetavatele inimestele anti LSD-d ilma nende teadmata. Ja siis uuriti, kas on neid võimalik paremini üle kuulata selle mõju all. Näiteks, et mõte oli, et kui kellelegi LSD-d anda, vähemalt Gestapo seda lootis, et siis nad räägivad kõik saladused ära. Ning neid dokumenteeriti, need eksperimendid, ja kui 1945. aastal ameeriklased vabastasid selle laagri, siis langesid need materjalid nende kätte ning ameeriklased hakkasid järsku, huvitusid järsku sellest, sest et see tundus neile ka väga potentsiaal, väga palju lubab ning lükati käima MK Ultra nimeline projekt, sisuliselt ajupesu projekt. LKA sisuliselt jätkas nende eksperimentidega Ameerikas, Ameerika kodanike peal ning sellest kõigest ma kirjutan sellest kõige kange maine raamatus. Ja Stolli käis tema ettevõttes Baselis vaatamas ka selle MK Ultra programmi juht Sidney Gottlieb LK-st, kes ütles, et LSD-d küll kunagi vabale turule ei lasta. Et sellele kunagi luba ei anta, ei Ameerikas ega ühelgi teisel turul. Ta ütles Stollile, et unustas LSD ära, et Ameerika võib anda kõigele load, aga LSD põhistele ravimitele mitte. Et kui te üritate midagi sellega meie turule tuua, siis tulevad teil suured probleemid ja see ettevõtte juht sai sellest aru. 60. aastatel. No, Sandosesse tootmine lõpetati siis. Aga hobikeemikud 60. aastatel, kuna see info lekkis välja teadlaste hulgas, ülikoolides teati sellest. Uuriti ka sellega seonduvat. Ning üritati seda ka mustal turul toota. 60. aastatel see rahuliikumine Ameerika Ühendriikides kasutas seda väga palju. Vietnami sõjavastased võtsid sageli LSD-d, Beatles'id võtsid LSD-d. Ja järsku mängisid veel paremini. Et võib kuulata Beatles'ite LSD-eelset muusikat, mis on väga hea, aga pärast tegelikult lisandub minu meelest siia küll täielik uus mõõde. Või näiteks võtame Jimi Hendrixi. Et see LSD sisuliselt Ameerikas vallandas kultuurirevolutsiooni. Aga ametlikult seda uurida ei lubatud. Ja alles paar aastat nüüd on võimalik LSD-d ametlikult uurida ülikoolides, Ameerika Ühendriikides ja Londonis toimuvad need uuringud praegu. Ning selle põhjal on avaldatud see valge raamat, millest minu uurimus tõukub, sest meil on praegu ettevõte, mis üritab saada luba LSD-põhisele ravimile. Just vanadusnõtrus patsientide suhtes, et LSD stimuleerib teatud retseptorid ajus, mis muidu taandarenevad. Lõpuks see raamat veeniski minu isa ja ema, et me võiksime seda proovida. Minu ema esimene kord, kui ta LSD-d võttis, istus rõdul kodus, kes Alzheimeri tõttu oli suhteliselt apaatne ning ei osalenud enam aruteludes, kelle kognitiivsed võimed olid oluliselt häiritud ja siis ta järsku võttis ajalehe kätte
mida ta ei olnud aastaid teinud ja luges meile ajalehest ette, sest LSD aitas tema aju stimuleerida. Ning ta võttis LSD-d ka siis mingi perioodi vältel ning oli võimalik näha, et see tõesti mõjus. Ta isegi andis intervjuu Saksa televisioonile. Ütles, et ta annab oma abikaasale LSD-d. Siis natuke aja pärast oli kriminaalpolitsei meil ukse taga. Aga õnneks ta oli olnud kriminaalkohtunik ja siis oli tal üsna lihtne ja lühike jutt nendega. Ja siis politsei vabandas lõpuks tema ees ja ütles, et ei, me lihtsalt prokuratuurid saime signaali, et meedias oli niisugune info ja meid saadeti seda kontrollima, nii et menetlust ei algatatud. Et kuidas eesti keeles oli see pealkiri? Kõige võimsamaid. Seal kuskil peaks olema minu ema pilt, see ei ole küll minu ema, ma ei tea, kes see on. See näeb välja umbes nagu David Byrne või. Aga see raamatu kaane kujundus on täitsa okei. Väga erinevad raamatud, võiks öelda. Ja, väga huvitavad. Oli mul ka ennast ette valmistada täna õhtuks. Lühidalt seoses 1943 LSD avastamisega see farmakoloogiline revolutsioon 40. aastate alguses ja 50. aastatel võimaldas hakata psüühilisi haigusi ravima tõhusate ravimitega. Ja sest seni kõige tõhusamad vahendid olid olnud kas psühhoteraapia või tööteraapia, siis oli see teine kasutatav vahend. Ja need olidki need kaks võimalust, mis toona olid, et kui kellelegi pandi diagnoos ja kui diagnoos pidas paika, siis ei olnud mingit ravimitega enne seda olemas. Mis tähendas loomulikult, et vastavates asutustes oli märksa rohkem inimesi kui praegu. Ka sundpaigutamist oli märksa rohkem, mis praegu ei ole enam enamusel juhtudest vajalik, sellepärast et on ravimid. Et see on üks asi, millega seoses LSD-d võtta ja jalutada on märksa parem kui töötada. Ja see tõeseerumi teema, et kui näiteks ülekuulajana Gestapo, NKVD või LKA uurijana, kuidas siis saada teada, mida keegi teab. Et siiani on see toimunud piinamisega, aga loodeti toona siis LSD-le. Jumal tänatud, meil tõeseerumit ei ole. Aga kui FSB nüüd mind kinni võtab ja süüdistab mind Venemaa vastu spioneerimises, kui see peaks juhtuma, siis saab mul väga piinarikas olema, mida ma muidugi ei tee. Viimane märkus seoses LSD-ga, mis mul on. Et doseerimisest sõltub kõik. Väikestes doosides võib olla ravim, suurtes doosides aga mürk, nagu paljude teiste ainetega. Mõõdukas kontrollitud doos võib olla
ja anda igati positiivse mõju. Samas kui ebamõistlik doos võib tekitada sõltuvuse ja nii edasi. Sõltuvust LSD ei tekita, et seda on sõltuvus on pigem alkoholi teema. Aga kas tahaksite te siis mingisse psühhoosi langeda? Ei, loomulikult ma ei ütle, et LSD on täiesti kahjutu. Et loomulikult peab alustama väikeste doosidega. Ja siis saate vaadata, kas see sobib teile ja doosi suurendada. Enamus noori, kes Eestis ja Euroopa Liidus jõuavad psühhiaatri juurde, jõuavad sinna seoses psühhoosiga, millesse nad on langenud mingist ainest tulenevalt. See psühhoos viib nad asutusse ja paljudel juhtudel, mitte alati, võib lõppeda ka mingi psüühika haigusega. Et ma ei räägi seda oma kogemusest. Et mul on üks doktorant, kes peagi kaitseb doktoritööd psühhiaatria asutuste kohta Eestis nõukogude perioodil. Loodetavasti kaitsete edukalt. Seetõttu mul on teatud teadmised sellest teemast. Loomulikult enne LSD võtmist te peaksite lugema selle raamatu läbi, mis mul on kirjutatud, et seda tausta paremini mõista. Kas on veel küsimusi meie saalist? Me oleme siin kogu aeg rääkinud. Kann ich auch Englische fragen? Can I ask in English? Kas võib ka inglise keeles küsida? Suur tänu. Mul oli väga hea meel lugeda teie raamatut ja olen lugenud teie ka usutlusi internetis. Ma tean ka teie teistest raamatutest. Tahtsin küsida, kas te olete ka Soomega kursis, et Soome osales teises maailmasõjas Nõukogude Venemaa vastu koos Saksamaaga ja nemad kasutasid ka pervitiini. Ja Soome sõna amfetamiini kohti on peris, tuleb sellest pervitiinist pärast sõda, mis oli väga traumaatiline kogemus sõda Venemaa, Nõukogude Venemaa vastu. Tuligi Soome esimene narkomaanide põlvkond, kes kasutasid amfetamiini. Kas Saksamaal läks samuti pärast sõda? Kas inimesed langesid amfetamiini küüsi pärast sõda, kui nad sõjast tulid? Ma vastan saksa keeles. Ma natuke käsitlesin Soome teemat. Üks lugu Soome sõdurist, et võttis nii palju pervitiini, et ta vist 2 nädalat jooksis särgiväel lumes ja sai kõigega hakkama. Metamfetamiini loomulikult ei saa LSD-ga võrrelda. Metamfetamiin tekitab sõltuvust. See on stimulant, mille mõju on hoopis teistsugune ja kahjustab ka organismi. Erinevalt LSD-st. Metamfetamiin, seda kasutati intensiivselt kõigi Saksa liitlaste poolt, sest Saksamaa eksportis seda oma liitlastele. Ma rääkisin René Bölliga, Heinrich Bölli poeg, kes sai Nobeli kirjanduspreemia ja tema võttis sõja ajal väga palju metamfetamiini ja ma tsiteerin teda ka selles patsientaarraamatus. Ta ütles mulle, et tema isa kella 10 paiku, kui lapsed olid juba rahunenud, võttis veel pervitiini tabletti ja siis kirjutas oma raamatuid kella 2-3 öösel. Ja minu endine elukaaslane ütles, et
et lapsed said omal ajal pervitiini pool tabletti hommikul koos müsliga, nii et pervitiini 50-ndatel ja 60-ndatel Euroopas oli päris palju. Mis ei ole ka väga üllatav, sest praegu on meil ju Adderall, mis on sisuliselt legaalne amfetamiin Ameerika Ühendriikides. Ja näiteks Ameerika praegused presidendid võib kuulda, et ta igapäevaselt võtab seda, või siis Ritaliin, mis on samuti sisuliselt amfetamiin. Nii et amfetamiini sõltuvus on tegelikult lääne tulemustele suunatud ühiskonnas või saavutustele suunatud ühiskonnas täitsa tavaline. Kui oodatakse inimeselt, et ta suudab kogu aeg töötada, siis loomulikult selleni see viib. See ei ole organismile hea, ei ole ka psüühikale hea, aga kapitalism niisugune ongi, et ta ei ole hingele hea. Nii et pole üllatav, et kapitalistlikus süsteemis kasutatakse niisuguseid vahendeid. Ning seetõttu sisuliselt see Natsi-Saksamaa oli ka kapitalistlik süsteem, mis nõudis saavutusi, seetõttu seal samasugune lähenemine. Alternatiiv, mida kasutati Nõukogude Punases armees, ei olnud aga ka palju mõistlikum. Et juua pool klaasi viina enne lahingusse minekut. Aga kui nüüd piisavalt süüa saanud ei ole ja kaalutakse 50-60 kilo ja kui siis juua ära pool klaasi viina, et kas sellest nüüd sõdur muutub paremaks sõduriks, on väga kahtlane. Kas on veel küsimusi Norva Noolerile? On vist või? Mida patsient tema ka jällest et patsient A kohta, et mida tema kasutas või mida talle anti? Tema sai väga palju asju. Natsi-propaganda kujutas Hitlerit inimesena, kes ei suitseta, ei joo isegi kohvi, ei puutu naisi. Natsi-propaganda tugines just niisugusele Führeri kultusele, et meid juhib inimene, kes elab ainult rahvale, et midagi nagu lubamatut ei võta, on taimetoitlane. Aga ma uurisin materjale Hitleri ihuarstilt, mis on olemas arhiivis. Ja need näitavad, et Hitleri ihuarst Theo Morell 36. aastast esimesed 5 aastat tegi see arst talle iga päev süsti. Hitler sai iga päev süsti ja alguses need süstid olid vitamiinisüstid, mille kohta praegu öeldakse toidulisandid. Ma ei tea, kui palju teist neid võib-olla võtate, D-vitamiin, omega-3 kapsleid. Et umbes niisugust asja sai Hitler ka, kes tahtis igal juhul terve püsida, aga 41. aastal, kui ta haigestus ja ometi tal oli vaja vormis olla, siis ta hakkas võtma opioide ning neid ta sai pärast järjest rohkem. Ning just neid opioide, mis põhjustasid kriisi Ameerika Ühendriikides, oksükodoon praegu Ameerikas, toona Saksamaal nimetati seda eukodaaliks. 43. aastast oli see Hitleri lemmikravim, mida ta tarbis suurtes kogustes. Aga ta võttis muidugi palju muid aineid ka, 96 erineva ravimi.
ja sest ta tahtis olla tippvormis kogu aeg ja siis arst üritas talle anda kõike selleks, et Führerit vormis hoida ja ma kirjutan sellest, kuidas see lugu arenes. Seal päris taga on veel üks sõnasoov. Üks naisterahvas soovis sõna. Meil on palju räägitud psühhedeelsetest ainetest ja nende vastu on suur huvi. Minu küsimus on natuke teistsugune. Kirjutate uurimusi kirjanduse vormis. Võiks öelda, et olete selle žanri kujundanud. Mina nimetaksin nüüd Florian Iljese nime. Et mil määral tunnete teda või tema tööd. Isiklikult ma teda ei tunne, aga ma arvan, et ma olen ühte raamatut lugenud. See on natuke sarnase suunaga nagu minu need uurimused, praktilised uurimused, et ta uurib mingit teemat ja siis kirjutab selle niimoodi loetavalt kokku. Ja selles mõttes mulle meeldib tema töö. Teine küsimus on nüüd niisugune struktuuri küsimus. Et te olete oma raamatu struktureerinud nii, et viimases peatükis kirjutate lumest ja Võlumäes on tegelikult samasugune peatükk üks võib-olla kõige olulisemaid. Ning ka teie lõpetate oma raamatu sama teemaga. Ma saan aru, miks te seda teinud olete. Aga võib-olla seletaksite teistele seda. Loomulikult tegelesin palju selle Võlumäe raamatuga ja see lume peatükk tundus mulle kõige halvem, olgugi et see nii kuulus on. Selle lume peatükis räägitakse transcendentsist ja teistesse maailmadesse jõudmisest või nende mõistmisest, mis on asi, mida Toomas Mann kunagi ei saavutanud. Nii et mõnes mõttes ma osatan nagu Toomas Manni hädale sellega seoses või sellele nõrkusele. Et ma üritasin niimoodi nagu üle tõusta sellest Toomas Manni Võlumäest. Te seostasite selle praegu Toomas Manniga, aga teie ise, te ju käisite lund vaatamas mägedes ja loomulikult, aga ma ei taha nüüd seda lugu päris ära rääkida, seda puenti, et inimesed peaksid ise lugema. Aga need asjad on omavahel seotud ja loomulikult. Nii, veel korra küsin, on veel küsimusi? Võib-olla viimane küsimus. Ma jään paariks minutiks pärast siia, võin veel eraviisiliselt paarile küsimusele vastata. Kuna maailmas lähevad asjad allamäge ja 60. aastatel hipid arvasid, et LSD muudab kõike. Ja nüüd näen ma, et avalikkuses ei väljendata samuti ennast, aga räägitakse, et on vaja muuta inimeste nägemust maailmast ja endast. Et võib-olla LSD-l oleks siin roll mängida. Mina lähtun sellest, et me oleme inimesed, kuna meil on see suur ajukoor, mis veel võimaldab abstraktselt mõelda, mõista ja neid mõisteid esitada ja niimoodi suuri rühmi moodustada. Nii et praegu riigid üritavad läbi keeldude teatud mõtlemist piirata, et teatud ajuosad ei tohi omavahel seostuda, et me peame mõtlema ikkagi teatud mõtteid, mis on nagu aktsepteeritavad. See on riikide huvides muidugi, meid niimoodi arutlemas hoida.
aga inimkond areneb suuremate ühenduste poole. Me püüdleme minu arvates planetaarse teaduse poole, mis on niisugune vaimne vabanemine, kus keelde enam ei ole ja need psühhedeelsed ained sisuliselt on ju samm mõttevabaduse poole ja sellel teel päris olulised minu arvates. Et ma arvan, et see on päris hea noot, millel lõpetada. Proovime siis otsad kokku tõmmata, aga ma ütlen veel, et seal ukse taga on raamatulaud, kus saab osta siis seda kõige võimsamat ainet. Saate lugeda rohkem nende teemade kohta, millest täna juttu oli. Kahjuks seda patsientaat tuleb raamatukogust laenata ja siis saksa keeles on olemas der Zauberberg, die ganze Geschichte, et kasutage võimalust, aga kes saksa keeles ei loe ja tahaks eesti keeles pisut aimu saada, siis ajakirja Akadeemia number on ka seal müügil, et üks peatükk sellest raamatust on Akadeemias. Nii et ostke raamatut ka ja siis tulge küsige autogrammi. Aga jah, siin kohal siis ütleks suur aitäh meie tänastele esinejatele, Norman Ohlerile ja professor Olav Mertelsmannile ja asuge siis järgmistel päevadel lugema. Teeme aplausi.